Nii, kiidetud olgu Issand, Isa, me täname ja kiidame Issand, et me võime olla sinu ees siin ja kuulda, mida sina tahad meile öelda. Ja me ütleme siin isegi kõik koos, et Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Tänu Jeesus, sina oled Eestimaa kuningas ja valitseja, universumi valitseja ja Eestimaal tuleb vaimu välja valamine, nagu me ootame. Ja ma palun, et kõik, mis ma räägin, Issand, ja mis me üldse siin kõik räägime, oleks sinu pühast vaimust ja mis tuleb hingest, las läheb ühest korrast sisse, teisest välja. Aga see, mis tuleb sinu vaimust, Issand, las see läheb meie südame pinna sisse ja tärkab seal ja kasvatab head vilja, Issand, palun seda kõike. Sinu kalli poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nii, selline sõna nagu tuli, et kaotuses on võit. Et midagi sa pead kaotama, et võita. Et vaatame pühakirjast, kuidas kaotus midagi võitis. Et parem ja õigem on isegi öelda loobumises enese kahjuks on võit, kui sa millegist loobud. Vaata. Kõige esimesena tuleb pühakirjast meelde usuisa Abraham. Kui kästi poeg ohverdada, Abraham uskus, et lapsi loetakse Isakist, uskus, et Jumal äratab ta surnust üles. Loobu tõest pojast võidad poegi nagu tähti taevas. Et jälle pidi nagu, seal on see loobumise asi. Midagi pead andma. Jumal andis oma poja, loobus hetkeks pojast. Ja selle tulemusena on läbi tema poja tulemas taevariiki selline kogus poegi ja tütred, et neid ei suuda keegi lugedagi, nagu ilmutuse raamatus on. Kadunud poeg, kes tahtis oma pärandit, läks maailma. Isa saatis ta ära, loobus pojast. Ei hakanud manipuleerima, et ma teen sulle seda või teist, et kui sa jääd ja ei kaubelnud oma pojaga. Oli valikupõhine, poeg valis selle. Loobumise tulemusena sai isa tagasi poja, kellel oli mõistuspäe tulnud. Kui ta sai aru, et rikkus on kaduv, nagu ka ta sõbrad, kes olid selle rikkuse sees. Ja loobudes oma elus saadakse elu, mida silm ei ole näinud ega kõrv ei ole kuulnud, kui sa oma elust loobud. Ja nagu Matteus 10:39 ütleb, kes oma elu leiab, kaotab selle, aga kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Et sa pead midagi kaotama. Oma elu, oma tahte, oma asja. Veel on vaja loobuda maailma tarkusest, et saada lausa narriks maailma tarkusest, et targaks saada. Vaja loobuda ilmalikest seletustest, mis paistavad mõistlikud välja ja lihale ja hingele aktsepteeritavad. Aga ärgu ükski, nagu 1. Korintus ütleb, ärgu ükski petkud ennast, kes teie seast tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et saada targaks. Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest on kirjutatud, tema tabab targad nende riugastelt. Ja taas issand tunneb ära tarkase arutlused, need on tühised. Nii et filosoofide käest sealt tarkust saada ei saa sealt tarkust, sest tarkus on püha vaim. Loobud patust, sa pead midagi loobub patust, saad täidetud rõõmuga ja veel koos inglikooriga. Terve inglikoor laulab, kui sa patust loobud. Pead midagi loobuma. Alati loobumise midagi head. Nõnda ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Kui parandad meelt, ütled mingit patust lahti, siis rõõm täidab sind ja veel taevast ka veel rõõmustab. Kunagi, kui ma olin oma eluga jooksnud karile, ütleme niimoodi lausa, ütleme, et minuga ei olnud mitte midagi teha, seepärast, et seal ainult Jeesus sai parandada ja pärandas tänu Jeesusele, isa, ma nii tänan selle eest. Minu naine loobus minust.
ja sai tagasi muudetud mehe. Hoopis teise, absoluutselt öö ja päev. Tänu Jeesusele ja see on Jeesus tegi. Vaata, loobumises on. Nooruses vaatasin ma restorane. Ma käisin kunagi, kui ma sain ka bussiga, passbussiga sõidetud selle Riides, kus elasin sinna Viljandisse. No, see oli esimene linn kuskilt, kus sai minna. Metsast välja, jah. Et kuidas inimesed sõid seal ja restoranis sõid või vaatasin läbi akna. Et ja igatsesin ise ka südames, et saaks ise ka kunagi niimoodi süüa, vaata seal, et restoranis sööd noa ja kahvli. No, see oli selline luksus minu arust. Aga südames siis ma mõtlesin, et mis ma sellest saan. Ja ma loobun sellest. Ma ütlesin, et sündi, kui Jeesus sinu tahe, et ma võin elada ka ilma restoranita, et mul ei ole vaja seal. Siis ja mind seal Viljandis täitis püha vaim. Ma sain sellest loobumisest. Ja aastate aja pärast sellest loobumisest, aastate pärast sain hoopis sellise tasu, et ei söö ainult restoranis, vaid issand lubab ka reise koos hotelli ja hommikusöögiga. Vaata, kunagi pidin loobuma sellest lihtsalt. Et jälle keerati kõik heaks. Et mitte nagu palveränduri teekonnast, nagu me teame, et ma tahan. Vaata, üks laps oli seal. Et teine laps oli jälle see, kes nägi neid asju teise pilguga. Nii, et kunagi kinkisin aastaid tagasi, kui ma juba Jeesus oma olin ära andnud elu ja ühele inimesele korraliku auto, kasutatud auto. Ja pidin kaotama midagi. Vaim panin nagu südamesse. Aga läks aastaid mööda ja lõikasin endale ilusa valge bussi, millega me sõidame. Halleluuja. Jälle, külb ja lõikus on. Nagu andmises on tasu. See on nagu ka kümnise puhul, vaata. Et 2. Korintuse 9 ütleb. Aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. Et põhimõtteliselt, kui ei anna midagi välja või ei loobu millegi, siis sa oled kasinasti. Kes rohkesti külvab, see lõikab rohkesti. Ja igaüks pandku nagu süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat ainult. Kui sa millegist loobud, sa pead seda rõõmuga tegema. Mitte, et ei, ma ei anna, tead. Kas või särgi andmises üks annad ära, annad korraliku särgi, ei anna, kus on auk sees, jätad endale parema särgi. Ja kui kaotad või loobud, tulemus on hoopis midagi muud ja paremat. Ma kunagi aastad tagasi igatsesin endale. Seal on üks kirjakoht, kus ütleb ka, et õiget igatsus rahuldatakse. Sa võid igatseda ka midagi ja Jumala vaim võib su igatsuse rahuldada. Ma igatsesin ühte rollerit, sükest mugavat, istutan kui seal tugitoolis 250 kuubikut. Igatsus oli ja ma sõitsingi naisega Saksa Siklijahile kunagi ja käru kõik taga ja plaan on hea ja plaan oli kinkida vanemale tütrele Sikkel. Tahtsin kinkida oma vanemale tütrele. Ta sai load kätte ja ta nii igatses endale Siklit ja mina ütlesin, et ma pean lapsele tead Siklid tooma. Et mis isa ma selline olen, et Siklit ka ei too. Ja siis läksimegi ja Saksas kohal olles ei leidnud ma endale rollerit ega tütrele Sikli ost oli väga raske, see telefonidele ei vastatud mitte midagi. Olime seal Saksamaal, suurel laial Saksamaal, helistame, trikkel nagu on ees, et tahame osta, aga ei saa, inimesed ei vasta telefonidele. Siis palvetasin nii, et Jeesus, ma olen nõus loobuma oma rollerist, loobumises. Ma mõtlesin, ma olen nõus, et saaks vaid tütar Sikli endale. Olin nõus loobuma selleks ja tühjalt tagasi minema, et mina ei saagi. Ja olin sellega nõus ja südames nagu. Ja issand kuulis kohe palvet, müüki tuli tütre Sikkel, ilus punane, ja sõitsime järgi, panime Sikli käru peale ja minu loobumine oma rollerist päädis sellega, et seal samas lähedal tuli kohe müükiga minu roller, sinine, imeilus nimeks Majesteet.
me teame, mis see on mul garaažis on. Et näed, et loobumises on võidud. Ja kui loobume, need on maised asjad, kui loobume oma tahtest, siis leiame ennast varsti Jumala tahte alt. Kui me oma tahtest loobume, siis leiame varsti ennast Jumala tahte alt. Ja see ikke on kerge. See on hoopis teine tera. Kui meie tempel on üle antud pühale vaimule, siis meie ise võime oma hingega ilutseda tema valguses. Siis hakkab ka meie hingele hästi minema. Kui me ennast ise endast loobume ja laseme Jumalal ennast üle võtta, siis me võime ilutseda tema valguses. Me teame, et Johannes oli lamp ja seal käisid ka pariserid ilutsemas ja ilutsesid seal pikalt. Ja oli väga soe seal. Ja need olid ka ju, kes Jeesuse juures seal ilutsesid, nad said süüa üle 5000 inimese. Ilutsesid seal, said kala ja leiba. Palju need alles jäi, aga ilutsesid. Aga kui meie tempeli anname, siis meie ei ole kuskil mingi puu all, vaid me oleme siin samas templis elame, ega meie seal kuskil nurgas. Ja ma tahaksin nagu eita nüüd pilku enda üleandmisele pühale vaimule. Ja sellest ma kasutan siit ühte inimest. Jumala vaim nagu juhtis mind sinna seda asja vaatama. Et see on üks tarkus. See on eespalvetaja Riis Havles. Ma loen siit. Ja, Riis Havles, kõigi on lugenud seda. Siis, me võime vurdi lugeda, aga lähem nagu selles mõttes siit natuke sügavamale seda asjale. Kui püha vaim hakkab valitsema. Nii, siin ta räägib siis 2 päeva hiljem, kui nad olid teel konverentsile, oli küsimus ikka veel meeles. Siis ütles mulle hääl, kui sa pöördud koju, siis sa oled uus inimene. Hääl ütles talle peas. Ma ütlen enne, et ma võtsin kuskil keskelt enne seda ta andis oma elu 3 aastat, enne seda 3 aastat tagasi andis elu Jeesusele ära. Võttis püha vaimu vastu kõik pärid. Aga 3 aastat ta oli rahulikult, nagu ka mina olen olnud, kõik on olnud, andsime Jeesuse elu ära, aga tegutsema hakkas püha vaim meiega natuke hiljem, oli. Näiteks koroona ajal. Pidime hakkama põletama oma asju värki, terve suur lõke tuli püstitada. Aga enne seda kohe ei olnud. Ja tema oli samamoodi, andis elu ära ja 3 aastat sai rahulikult, nagu ütleme niimoodi maitseda, et issand on hea. Ja siis hakati tegelema inimesega. Nii, ja kui sa pöördud tagasi, oled sa uus inimene. Aga mina olen ju uus inimene, vastas Riis. Ma olen uuesti sündinud juba. Väitis Riis vastu. Ei ole, vastas püha vaim. See on täpselt selle asja kokku, et see on protsess, vaata. Ei ole see kohe uus. Lähme edasi, väga tarkus on siin. Sa oled alles laps, ütles püha vaim. Sa oled alles laps. Teised noored vagunis laulsid viimase äratuse laulu, aga Riis ei kuulnud midagi. Ta käis vaguni koridoris edasi tagasi ja hääl ütles talle, sa saad uueks inimeseks. Meil on vaja saada uueks inimeseks kogu oma loomusel. Konverentsi esimesel hommikul kõneles Evan Hoppings, võib-olla suurim sõnakuulutaja Kesviki ringkonnast, Efekose kirja 2.1.16. Ja Jumal on elavaks teinud ka teid, kes te olite surnud oma üleastumises pattudes, millest te käisite enne selle maailma ajastu järele, õhuvala vürsti järele, selle vaimu valitsemise järele, kes nüüd teeb tööd sõna kuulmatute laste seas, kelle seas ka teie kõik käisite enne oma liha himudes ja tegime liha mõtete tahtmist mööda ja olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki.
Aga Jumal, kes on rikas alastusest, on suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. On ta teinud meid, kes me olime surnud oma üleastumisest, elavaks ühes Kristusega. Armust olete te päästetud, ja on meid üles temaga üles äratanud, ühes temaga asetanud meid taevasesse olukorda Jeesuses Kristuses. Nii, Opiks näitas, et üles tõusnud issand oli ilmunud õpilastele, aga kui püha vaim oli tulnud, siis ilmutas ta, et päästja on ülendanud isa paremale poole. Siis küsis Hopkins, kas sind on tehtud elavaks koos Kristusega? Kas sind on ülendatud ja asetatud taevasesse koos Kristusega? Riis vastas oma südames, jah. Ma tean, et mind on teinud elavaks, aga mind ei ole ülendatud sellesse väeseisundisse. Sa näed, väeseisundis, kui keegi ütleb, et mind on juba sinna asendatud, vaata, see on sellised eksitavad asjad. Ma olen juba otsas lõpuga juba taevas, vaata. Ja see peetetakse ära. Seal on väeseisund, sellel on ka väga suured tunnustajad taga, kui sa oled väeseisundisse ülendatud. Samal hetkel, kui ta seda ütles, nägi ta kirgastatud Kristust. Nägin kirgastatud Kristust sama tõelisena, nagu olin näinud teda risti löödud ja üles tõusnud Kristust. Ja hääl, mis minuga rääkinud, rongis küsis, kas sa tahaksid istuda seal koos temaga? Seal on sinu koht. Nägin ennast ülendatud koos temaga, teadsin, mis tähendab olla kirgastatud. Nägin teda nagu Johannes Patmosel ja olin pimestatud nagu Paulus. Kui issand annab nägemise millegi kohta, siis on see tõeline, mitte kujutuspilt. Kogu õhtu olin Jumala ja kirgastatud päästja lähedalolus. Inimloomuses ei ole midagi piisavalt puhast, millega seda võrrelda. Nägin nagu pime, kelle Jeesus tervendas enne, kui ta nägi selgelt inimesi nagu puid kõndimas. Järgmisel hommikul kõneles Hopkins pühast vaimust. Ta selgitas, et püha vaim on siiski kõigi isikute kuuluvate omadustega, täiesti nagu päästja. Tal on mõistus, tunded, tahe, mis kuuluvad talle. Talle tuleb anda ka täielik omandi õigus inimese ihu üle. Enne kui ta tuleb inimesse, et elada tema kaudu. Enne kui ta tuleb inimesse, elada tema kaudu. Ja Hopkins rääkis, ütles Riis, ilmus minule püha vaim. Ma tundsin, et see oli sama, kes oli eelmisel päeval minuga rääkinud ja otsustanud mulle selle seisundi, mille sära ja kirkust loomulikud silmad ei või kunagi vaadata. Ma ei osanud aimatagi, et püha vaim on isik, just sama nagu päästja, või et ta peaks saama elada inimese lihas ja veres. Tegelikult teab kogudus rohkem päästjast, kes elas maa peal 33 aastat, kui püha vaimust, kes on maa peal olnud 2000 aastat, või rohkem kui 2000. Meil on püha vaim on siin, kes meid siin voolib. Mina olin arvanud temast kui koosolekutel mõjuvast väest, nii mõtlesime enamus kõik meist. Me ei olnud kunagi mõistnud, et ta peab saama elada inimese ihus, nagu päästja maa peal olles oma ihus elas. Kohtumine püha vaimuga oli Riis Oversile sama tõeline nagu kohtumine päästjaga paar aastat tagasi. Nägin teda esimest eraldi oleva isikuna, ta ütles mulle, et täpselt nii nagu päästja elas ihus, nii elan ka mina uskliku ihu puhastatud templis. Mina olen isik, olen Jumal ja olen tulnud küsima sinu käest, kas sa annad oma ihu minule. See oli 3 aastat hiljem, kui ta sai päästetud, nagu selle paatuse palve ära tehtud. Et ma võin tegutseda selle kaudu, mina vajan sinu ihu endale templiks. 1. Korintuse 6:19. Ja see peab olema minu kasutuses ilma mingisuguste tingimusteta. 2 isikut, kellel on erinev tahe, ei või kunagi elada samas ihus. Vaadake, 2 isikut, kellel seda aru, kui meie minad ja meie minad veel seal elavad, siis püha vaim seal ei ela seal koos, saad aru.
Ma kirjutan, ma loen siit edasi, ta teeb väga selgeks selle, et me võime elada ennast ära lihtsalt lollitada, et püha vaim isikuna elab meis. See on hoopis teine tera, kui ta isikuna tuleb. Me tegelikult elame oma teadmiste ja oma tunnete järgi. Et Jumal tegelikult tahab, et täielikult elada meie sees, aga selleks peab keegi kaduma sealt ristipuu peale. Ja sellega tegutsetakse. Ja näed, ta ütleb, et 2 isikut, kellel on erinev tahe, ei või kunagi elada samas jõus. Kas sina annad enda oma, Roomlaste 12.1, aga kui mina tulen sellesse, siis ma tulen Jumalana, sina pead eest ära minema. Näed, kui Jeesus püha vaim tahab meie templit üle võtta ja me lubame tal, ta teeb meile pakkumise, et nüüd on näiteks, et äratus on tulemas, ja ta teeb sulle pakkumise. Ma tahan elada sinu templis. See tähendab seda, et sina kogu oma kodinatega lähed sealt eest ära ja lased Jumalal liikuda. Meil varsti võibki igal ühel pakkumine tulla. Et need on äratuspakkumised. Ja kui mina tulen sellesse, siis ma tulen Jumalana ja sina pead eest ära minema. Mina ei segune sinu isikuga. Saate aru? Püha vaim ei segune meie isikuga. Jõuab kohale. Hallo. Et meie isikuga, et minu, ma teen pühast vaimust seal, kõik, mis ma annan nõu kellelegi, just puha, mida ma teen, kõik püha vaim teeb. Ta ei segune meil on väga palju ise enda tahet, igasugust oma tahet, mida tegelikult Jumala vaim ma praegu näen, et ta kogu aeg tahab, et me oma tahted täitsa maha paneme, et me paneks ninali maha läheksime ja ütleme, et kõik, ma ei taha ennast enam. Löö mind risti, tead. Ta tegi mulle väga selgeks, et ta ei võta kunagi osa minu loomulikust elust. Jumala vaim ei võta meie loomulikust elust kunagi. Ta tegi selgeks, ta ei võta loomulikust elust. Ma tajusin esitatud pakkumises austusavaldust, et tema pakkus end elama minus. See ei tähenda seda, et me ei ole siis Jumala lapsed. Seal ta räägib sellest. Et meile võime püha vaimuga lihtsalt koostööd mingisugusel päeval teha, aga ülejäänud koostöö teeme oma vaimust, vaata, ja oleme ise oma hinges, müllame ringi. Ja et tema pakkus end elama minus, oli siiski asju, mis olid minule väga armsad ja teadsin, et ükski nendest ei kõlba temale. Näed. Oli siiski asju, mis olid minule väga armsad. Meile peab mingi asi väga armas olla. Ja teadsin, et ükski neist asi ei kõlba temale. Me peame oma armsad asjad läbi kontrollima. Ta tegi vajaliku muutuse väga selgeks. See tähendas, et minu langenud loomuse iga viimane kui aatom pidi risti peal surema. Iga viimane kui aatom. Tülid, lahtlemised, kurjad sõnad, siivutud sõnad. Kas seal elab püha vaim? Viimane kui aatom, inimlik aatom peab surema ristil. Tema toob kaasa oma elu ja oma loomuse. Võtta see ongi see, et ütle endale õpetused. Ütled endale, ma olen juba tõstetud üles taevasse, siis on sul viljad taga ka, kui sa oled üles siis on kergitatud. Siis on sul viljad ka taga. Siis kõnnid ringi ja inimesed pisarad jooksevad. Ma arvan, et me hakkame sisenema sellesse kohta, kus tehakse pakkumised. See on tingimusteta andumise nõue. Riis läks oma südame vaevas koosolekult välja. Nii tule nutma, nagu tuleb siuksed sõnad püha vaimu käest. Kuule, sa pead surema. Sorry. Niit on olemas. Nutma. Ta ütles, olen saanud surmaotsuse just nii samuti nagu vang, kelle üle on langetatud surmaotsus. Ma olin elanud omas ihus 26 aastat. Kas ma sain sellest nii hõlpsasti loobuda? Kes saaks ühe hetkega loobuda oma elust teise kasuks? Ja seespoolt hakkab sõda pihta. Jätaks ikka natuke midagi alles endast. See ei ole mingi kurb jutt, kohe läheb heaks. Seepärast, et kui sa ennast üle annad, sulle hakkab väga heaks. See võib tunduda niimoodi, ei, mina küll teed ei anna, lähen kohe juba nutma. Ärge veel mingi.
Nii, miks peaks lihtsalt, et asja selgeks teha, mis asi, kes on püha vaim, et teha, mis meiega tehakse, et me oleme protsessis, mis on tõega lõpuni viia. Miks peaks inimene võitlema surma lähenedes, kui suremine oleks nii hõlbus? Ma teadsin, et vana loomuse ainuke koht on ristil. No, meil on teadmine tegelikult, me teeme kõik, et see peab surema ju. Me loeme ju piiblist, et see vana loomus peab surema. Aga kas tahab surra? Ei taha, ta tahab kuidagi hingitseda. Tahab kellegi ära käru keerata kellegi äkki. Ei, nii ei lähe. Nii, Paulus teeb selle eriti selgeks Rooma kirja 6. peatükis. Kui see siis tõelisuses sünnib, on see tõeline ka igavesti, siiski ei saanud ma äkki sellesse pääseda. Ma tahtsin seda, aga hind oli kohutav. Nutsin päevade kaotsin 1-3 kilo kehakaalust. Vaatame, üks pisar tuleb alla, siis kui saad aru, et pead ristile minema. Sellepärast, et ma mõistsin, et mida tema pakkumine tähendab, kuidas ma küll soovisin, et ei oleks kunagi sellesse punkti jõudnud. Vaata, sees hakkab selline sõda. Ta tuletas mulle meelde, et oli tulnud võtma seda, mida ma olin juba tervenisti päästjale lubanud ja mitte osaliselt. Me kõik ju ütleme tegelikult, issand, tule ja võta meid üle. Anja, mina ütlen küll, ma ütlen praegu ka, issand, võta meid üle. Seepärast, et siin, mina ei lähe nutma sinna. Las võtab üle. Mina siia ei taha seda vana loomuse ühtegi aatomit, mina ei taha. Ei pea, aga näed, inimesed nutavad. Ja näed, Riis ei olnud 33 aastat oli ilusti usus. Ja praegu on kristlasi, kes nutavad, isiksust kaob ja midagi kaob. Ja ma olen ikka nii eriline, kuidas nüüd Jeesus ei saa minut hakkama, ma olen ju niivõrd eriline. Ei, see peab minema. Tegelikult on niimoodi, et püha vaim on nagu auto, garaaži keeles auto. Kui püha vaim tuleb, siis ta ütleb, et palun mine taha pinki, mina lähen rooli. Sina ei istu seal roolis. Parem on pagasnikusse minna. Ja ei ole seal roolis, et kuule, oota, ma teen sõida või ise. Ei lähe, seal ei lubata sul kuskil roolida. Jah, siis teedki seal suksed ja sõidad seal kummipuruks. Nii, päästjale lubanud mitte osaliselt. Kuna tema oli surnud minu eest, olin mina surnud koos temaga ja teadsin, et uus elu kuulub temale, mitte minule. See oli mulle selge olnud 3 aastat. Näe, see oli nagu selge olnud, aga siis, kui tuli see pakkumine, siis hakkab asi juba sees käärima. Kuule, 3 aastat, kas ma juba andsin 3 aastat tagasi ära ju? Kuule, öeldakse, et ei ole seal midagi siin on praegu. Et siin praegu käib pakkumine praegu. Et me võime nagu arvata, et kõik on juba nitšivoo, Ja tegelikult tuleb püha vaim, ütleb, et tavai, et asjad nüüd on nii, et taha pinki paluks. Oi, ma olen kogu aeg ise sõitnud. Ja ta oli vaid tulnud võtma seda, mis oli kuulus temale. Ta tuli see, et sa andsid ju ära. Vaata, ta võtab meie sõnast. Me andsime ära. Ma tajusin, et ainult püha vaim minu sees saab elada päästja elu. Ja kõik, mida ta mulle rääkis, köitis mind. Küsimus oli vaid selles, mida ma kaotasin, kui ma nõustuksin. Et mida ma kaotan, vaata, küsimused hakkavad tegema. Ma ei andnud vanast vastust ühe hetkega, ta ei nõudnud ka seda. Vaata, mõtlemisainet anti sulle. Otsustamises kulus 5 päeva. Ma ei tea, kui palju, kas keegi võtab kohe otsuse vastu, kui täna Jumala vaim kõnetab. 5 päeva, mida Riis veetis üksi Jumala ees, nägin Jesaja kombel Jumala pühadust, ütles ta. Ja kui ma teda nägin ka oma loomuses rikutust. Vaata, Jesaja loost me nägime, kui ta nägi. Ei, ära mind vali, ma olen roojane huulelt, vaata. Seal võib samamoodi välja. Ja Jeremia ütles, ma olen liiga noor, ma ei. Mooses ütles, kuule, mul on suust seal, ma tulen praegu selle eest ka sulle vastu, et ma olen sulle Aaronil rääkima.
jah, et me näeme, kui tuleb see pakkumine ja see pakkumine tuleb kõigil. Küsimus ei olnud pattudes, mis meenusid, vaid langenud loomusest. Ta ei olnud süüdistama seal patte, ta oli langemus loomusest. Loomus pidi üleni ära surema, maha andma. Ma olin üdini rikutud. Ma teadsin, et ma vajan puhastust. Nägin sellist erinevust püha vaimu ja iseenese vahel nagu valguse ja pimeduse vahel. Kui püha vaim tuli, ütles, et siis ta oli otseni, sa sai aru, ma olen üldine must. Ma olen täitsa, siin ei olegi midagi kuhu. Ja püha vaim tuleb ja vaata, kui püha vaim tuleb ka jutlustega kuskile keegi tuleb ja püha vaim on meil siin kohal, siis hakkabki see mustus seal, peabki tulema, see peab tulema hulpima. Ja vahel tuleb pisar ka. Kisa tuleb ka, ja pisar oleks hea, kui pärast lõpuks tuleks. Ja mitte midagi ei ole minule reaalsem kui protsess, mille käisin läbi selle nädala keskel, jätkas ta. Püha vaim jätkas minu töötlemist ja paljastas mitu olemuse juurt, mis on mina ise. Vaata, püha vaim tuleb ja hakkab juuri paljastama. Vaata, see ongi juured. Neil on juured taga, kuskil on sügaval. Püha vaim toob selle juure välja. Sa võid milleskist vabaks saada vaid siis, kui lähed selle juureni. Halleluuja. Ainult siis sa saad vabaks. Kõik igasugused sõjad, igasugused kaklused, seal on juur. Ja, see on alguse. Põhimõtteliselt tuleb võtta labidas ja kaevama hakata. Mõni juur on nii sügaval, et on vaja veel appi teisi kaevama, seepärast, et üksi on niigi mull otsas. Sa võib-olla ei jõuagi, see on nii sügav. Jah, rendist lausa puur võtta, kui on väga sügavad juured. Aga kindlasti on see juure ots ja kui sa selle ära paljastad, tead, siis tuleb rahu südames. Ma olen ise seda tundnud, ma olen naisega tundnud. Just hiljuti üks juur sai paljastatud ja kohe läks kergeks, sest juur tuli, valgustati läbi. Patt käsitleti lõpuni, näe, püha vaim käsitles patu lõpuni. On hea uudis veel. Näed, lõpuni, seal on operatsioon, käib patu, ei ole need, patt järgneb, küll ta tuleb järgi, möllad. Ei. Patt käsitleti lõpuni ja tema käsitluses ei olnud küsimus pattudest, vaid isest, minast, oma minast, vaata. See, mis peab tegelikult surema koos patule, see on patule loomus, vaata. Sellest, mis on patu langemuse tagajärg. Püha vaim ei kavatsenud heaks kiita mingit poolvillast üleandmist. Et anname poolvillane, see on enam-vähem nippet, näppet. Siin on pool antud, Mõni asju veel ära valjust veel ei loogu või sellest. Jah, et võta 80% praegu ja las 20 siis jääb. Need väiksed patud seal. Ei see pigista silm kinni. Nii ma näen, see ei tööta. See ei tööta siin püha vaimuga nii asjad. Jaa, muret talkingi plaati ära ei anna. Kas või nii. Nagu mul oli, jumal võttis kõik ära. Muret talking plaat lendas samamoodi ahju, kuigi tegelikult mul oli päris korralik ja Sandra plaat. Need olid väga suur, need olid mul ebajumalad. Ja näed, pool villast üleandmist ei ole. Näed, ta pani oma sõrme iga mina elu valdkonna peale, kus kohas mina tegutses. Sõrme pani peale. Näed, siit. Kus oled seal? Ahah, seal. Sina tegid, jah. Sina tegid seda. Sõrm pandi sinna peale. Näed, seal tegid sina. Ei teinud mina, vaid sina tegid. Mul tuli külmavereliselt otsustada, kas ma suren sellele. Ta ei võtnud minult kunagi midagi ära, kui ma sellega nõus ei olnud. Põhimõtteliselt olid niimoodi, et sa tahad jätta endale alles selle asja, see pahe jääb alles, tahad mingi asja, jubeda asja alles jääda. Mina ei tahaks. See tegelikult, me teame seda, et see toob pärast järgmise ukse, lõpuks on süda must. Iga kord, kui alla andsin, toimus puhastumine. Jesaja 6:5-7. Iga kord, kui vaata, kui me midagi anname alla, et issand, sinu tahe sündigu, toimub meie sees puhastumise. On lihtne või ei ole või?
Lihtsalt, issand, nüüd sa oled sõrme pandud teatud asjale. Wilkerson, ta ei ole omavahel tuttavad. Wilkerson, David Wilkerson rääkis täpselt sama juttu. Issand, sa oled pannud sõrme mu elule. Ja ma olen saanud aru, et see peab kaduma. Ja näed, siin on täpselt sama käekiri. Jumala püha vaim paneb sõrme teatud asja peale su elus. Ja see peab su elus kaduma. Ma ei võinud enam kunagi selle asja juurde tagasi pöörda. Näed? Ma lähen tagasi okse juurde tagasi, ma olen koer. Seal on ju okse juurde läheb tagasi koer. Me ei tohi koerad olla. Ta ütles, et näed, talle öeldi, et ei tohi tagasi minna. Kui on ära meel parandatud, kõik lepitud. Tegelikult ma vaatan, kurat on selline asi, kes lepitakse ära mingi asjaga või niimoodi on. Ei, aga ta ütles niimoodi. Või siis kasutab kurat kedagi, kes läheb, susib veel juurde, tead, bensuganistiga tuleb ja tikkudega. Ei, teised on võib-olla õhutavad üles. Võib-olla ära juba lepitud. Ära tuleta meelde. Kas Jeesus tuletab meie patte meelde, kui me ära anname? Ei tuleta. Ta ütles, et ma viskan minema mere taha ja ei tuleta meelde. Ka meie asi on, kui meil Kristuse meel on, siis me ei tuleta. Ütleme, et see on läbi, kõik enam meelde ei tuleta. Kurat tuletab küll meelde. Aga ta ikkagi tead, ta ei palunud sellise näoga. See nägu oli seal tead poolpiltusega näoga. Mina olen niimoodi saanud poolpiltusega. Et ikkagi see, mina pidin paluma andeks. Põlvili, pikali, iga pidi ei sobinud. Ei sobinud, jah. Ma ütlesin, iga pidi palusin, nina oli maas veriseks ja ei sobinud. Ja siis, mis ma ütlesin, võimalus, mis olukorras veel, ja siis püha vaim ütles, sa tegid oma töö ära, kõik. Rohkem ei ole sinu asi. Ma alandasin ennast igat pidi. Aga mulle sealt andeks ei antud. Küsimus ei olnud selles, et ma oleksin väitnud puhastamise juba toimunud olevat, vaid et minus oli siiski tõmmet selle asja poole. Vaata, tõmme on. Kui me sees tunneme mingit tõmmet mingisuguse jama asja poole, mis tegelikult Jumal ütleb, et ei, siis tuleb see tõmbega kiiresti tekitada, öelda, et see on jama. Et küsimus oli täielikult ära lõikamises, täitsa ära lõikamises, milles püha vaim võtab meelevalla. Töötlemine edenes päevalt. See on protsess. Ühe päevaga ei tehta mitte midagi. Me ei paranda autotki seal ühe päevaga. Parandus kestab. Uus jutt tuleb tuua. Ta tuli minu juurde jumalana. Mina olin omalt poolt elanud inimesena. Kui me inimlik, teemonlik, tema tuleb jumalana, temale see inimlikkus, see kogu inimlik, ei vaata, nagu me palvetame siin, kogu inimväärikus on. Mis väärikus? Oi, ma olen väärt. Mis väärt? Midagi ei ole siin väärt. Jeesus Kristus on väärt. Kui tegelikult vaadata salme, siis kuskil pole ühtegi salme, kus kohas sina oled väärt midagi seal. Kõik üljendavad, issand, ainult sina oled väärt, Jeesus, sina oled väärt, sina said rohkem haiget ristil. Ainult Jeesus ongi väärt. Meie oleme väärt, tead me surma. Ja tegelikult peabki ju risti peal surema. See on öeldus, me peame surema. Mitte kuskile meie, kes oma elu, ma ennem lugesin, kaotab selle, siis leiab. Me oma elu tuleb ära kaotada. Tema ütles mulle, see, mis on lubatud tavalisele inimesele, ei ole lubatud sulle. Need inimesed, kes Jeesust ei tunne, nemad ei ole meie asi. Nad ei tunne Jumalat. Las tulevad Jumala juurde, on 3 aastat, on hea olla, siis tuleb Jumal nendele ka pakkumist ehitama. Sellest Jumal tahab oma rahvast saada, nagu me oleme kogu aeg siin Jumala sõna ütlenud, et ei oleks kortsu ega plekki. Ega muud selle sarnast on lausa kirjutatud, isegi mingit muud löga. Et väga see, too Landerdori kogemus oli kriis, millele järgnes pühitsuse elu arenemine, mille kestel püha vaim, lähtudes Riis Abersin varem tehtud otsusest, vahetas tema oma elu samm-sammult oma jumaliku loomusega. Samm-sammult. 2. Peetruse 1-4, vaata seal on kirjutatud. Esimesena käsiti rahaimu. Kõige esimesena käsiti rahaimu seda kõige kurja juurt. See võetakse, see on, arvestage sellega, rahaimu on kõige suur kurja juur. Kurja juur, seda on seda saatana, see puu on see raha armastus. Kurja juurt.
mis teda USA-sse oli viinud, kurja juur, rahaarmastus oligi viindani. Hea, kui mõnel ei ole rahaarmastust, see on, siis kiida issandat. Issand ütles Riisile, et ta võtab temalt ära kogu raha tõmbejõu ja auahnuse kapitali omanemiseks. Vaata, see võetakse ära. Nii, kui kellelgi on miljoneid. Tõmbejõud kaob, raha poole tõmme. Nii, ja auahnuse, et ma pean saama, rikkaks või ma tahan, raha peab olema. See võetakse ära, see on kurja juur. Tegelikult õpetatakse elama päevalt. Iga päev tänad issanda eest, et sul on kõik olemas. Sul on toit olemas. Sul on riie seljas, tegelikult ongi. Ja sul on soe tuba ja ongi, vaata, maja on ka ju olemas, kus olla. Ja on küttepuid ka. Ja tuleb Jumala vaim, annab seda siit ja sealt ja tänadki. Tead, siis sa oled kogu aeg tänu meeles. Aga nii, kui tegelikult sul kuskil juba seal on aidas juba üks, ma tean, seal on kartulikotis, sinna ma panin suure rahasumma. Seal võib hiir ka sees olla. Roller on ka, aga roller ma lugesin ette, et see oli, ma ju loobusin ja sain. Sellest ma võin ka öelda, et Jumalal ei ole mitte mingisugune mure sulle midagi anda. Kui sa loobud ise endast, siis ta annab sulle. Sest inimesed on ju, kes on Jumala riigi töötajad, nad elavad ka, ei ela mingisuguseis, nagu rotid. Et nad elavad ka nii, et saavad head teha, millegis pole puudu ja nad saavad pidevalt head teha, supiköögid, kõik töötavad, viiakse inimesele riideid, vanureid käiakse vaatamas. Kui sa vaatad neid, kes tegelikult Jumalat teenivad, nad teevadki nii, nagu seal kirjas on. Aga Jumal kogu aeg annab, seepärast me teame, et mõnel annab ta lausa 5 või 10 talenti. See on tema otsus, mida ta teeb. Ja kes muudku annab välja kogu aeg tegutseb, sellele antakse muudku lisa. See on Piiblis ütleb, aga ta ei anna sulle niimoodi, et sa selle peale lootma saad jääda. Raha peale lootmine on see kõige hullem asi. Sa pead lootma issanda peale. Teatud mõttes sai see lahendatud juba siis, kui ma uuesti sündisin, aga nüüd viis püha vaim mind probleemi tuumani. Selle asjaga tegeleme kestis 1 päeva ja õhtu saabudes oli minu suhe rahasse täielikult muutunud. Siis tuli loobuda õigusest raha, rajada oma kodu. Mõistsin, et ma ei või kunagi pühendada ainult ühele inimesele, ainult tema jaoks elada. Kas oleks päästja võinud kestendada oma tähelepanu kogu maailma asemel vaid ühele inimesele? Ei, ka püha vaim ei võiks nii teha. Ta kasutas palju aega osutamiseks, mida see täpselt tähendab. Elu, mida ta elab, oleks maailma jaoks. Kas mina tahtsin seda? Küsimärk. Käsitlevate asjade hulga kuulis ka auahnus. Kas Riis võis olla auahne, kui püha vaim tuleb temasse? Issand selgitas seda näitega. Riis alustab linnas evangeliseerimisega. Ka teine evangelist alustab tööd samas linnas. Kui nende vahele tuleb kadedust ja oleks parem, et linnas on vaid üks evangelist, siis peaks tema ära minema. Selline auahnuse proov. Keegi teeb veel siin näiteks, tuleb seal, Rene teeb seal osaduse. Teeb osaduse. Mina lähen minema, taganen. Kõik lähevad sinna, sa Rene teed seal. Nii, nägid, see ongi, kui sul on sees sükest kadedust, siis sina kaod enne meest ära. Näed, vaata, mis Jumala vaim teeb. Lased teisel tegutseda. See on hea, kui sa endale südamesse jätad ja sellest teed, siis sa ei langedes jamades. Kui teine evangelist alustab tööd, samas linnas, nii. Või kui Riis või keegi teine taotlevad sama töökohta, siis peab laskma sel teisel saada töö. Oi, kui hea raha töö on, tead. Ja teine ütleb, et ja pühavaim ütleb, oota, nüüd saab see, sa jääd ilma. Kõik, halleluuja. Vaata, see ongi loobumisest võit. Kui sa tead, kui sa sellest loobud, kohe tuleb võit. Kui Iisaabresse raamatuses keegi on läbi lugenud, siis tead, mis võidud seal peal olid. Kui
ta saab rohkem palka kellegist, kellel on suurem pere, siis võib püha vaim talle öelda, et tal tuleb loovutada töökoht sellele teisele. Ja ta nägi, et püha vaim võttis sellise näidete kaudu kellegi teise koha, kannatas tolle eest, tema oleks selleks valmis. 5. päeval tuli vaatluse alla riisi maine. Vaata oma maine või see on minu maine seal. Kui ta mõtles piibli inimesi, kes olid täis püha vaimu ja väge, eriti Risti ja Johannes, ütles issand temale, kas ma võin siis elada sinus samasugust elu, nagu ma elasin temas? Johannes oli nassiir, kes elas kõrbes ja oli riietatud karedasse kaamri karvadesse, rüüsse, koguni sellesse, et selle tänapäevase vastandisse tuli riisil valmis olla. Kui ma elan oma elu sinus, tahan ma elada sellist elu, siis sina ei või mind takistada, ütles issand. Nii nagu põlati päästjad, samuti tuleb ka temal olla valmis põlatu olema. Me peame olema valmis ka, et meid põlatakse, näitakse näpuga. Ja siis, kui juba suudad juba rõõmu tunda, kui sinust halvasti räägitakse, siis on juba päris hea. Ja siis on juba, oi, näed, ju siis arvati natukene juba ülespoole. Ja, kui juba tunned rõõmu. Kui kohe, oi, kus ta ütles ja vaata, kus ta ütles, no siis ei ole. No. Et nagu Toivo seal ütles väga hea, mul lõikas kohe plaksti noaga sisse seal esimesel või teisel päeval ütles, et maailmas käib kolmnurk nii pidi, vaata, et sa pead ülespoole kogu minema, ainult ülespoole, saad ühe tiitli, 3. tiitli ja kuningaks välja ja kiiver pähe, nagu kiiver kroon pähe on. Aga Jumala riigiks, et kolmnurk teist pidi, sa pead järjest allapoole minema ja mida rohkem sa allapoole lähed, inali maha oled, siis hakatakse sülendama. Seal usu elus käib hoopis teist pidi. Kui sa tahad ennast, ei tea, mis õppida ennast, ei tea kuhu, Jumala vaim, nagu näeme, ei tule sinuga kaasa. See on su oma mina, kes sind üles seal upitas ja. Et see on see, kui sa ennast hakkad, oiku meid, see on väga kaval nipp, mida tegelikult praegu kurat kasutab. Tõsta sind, ei tea kuhu petitsioonile seal üles pukki. Ja reedeks oli ta läbi käinud kõik valdkonnad, teadis täpselt, mida talle pakuti valiku, ajaliku ja igavese võidu vahel. Näed, valik oli ajalik, kas see, või siis igavese võidu vahel. Püha vaim võttis asja kokku nii, ma ei salli mingil juhul, et sa mõtled iseenda peale. Vaata, iseenda peale, sa võid teiste peale mõtlema. On siin praegu pärast paletame, ühel naisel on seal peavähk või mis seal on seal, ajuvähk on. Tema peale mõtleme, et ta saaks päästa. Mitte niimoodi, kuule, homme on laupäev, perepäev, ei, homme ei lähe. Lähedki, teine võib põrgusse minna. Sa pead mõtlema selle peale, et teisel võib-olla ei olegi enam elu ja kurat tahab ju kiiresti kähku ära võtta elu. Tema ju ei maga seal. Ja täna ka lööme veel pimeduse sõgedusega, et olgu see kurat ja teemonid seal löödud. Elu, mida ma sinus elan 100% teise jaoks. Sa ei või kunagi päästa oma elu rohkem kui päästja, kui ta oli maa peal. Kas sa oled nüüd valmis? Tal tuli anda lõplik vastus. Kogu see asi tehti ära. Ja tol õhtul ütles üks sõbra talle, kui me tuleme koosoleku järel sinu juurde, kas sa võiksid siis rääkida meile olukorrast Kristuses? Püha vaim rääkis kohe talle, kuidas sa võisid nii teha. Sa oled küll teadlik, millises olukorras on võitjad, aga kas sa ei ole ise veel sellesse jõudnud? Pange tähele. Räägid asjadest, kus sa ise ei ole veel jõudnud. Ja sa lähed sinna ja paljud jutlustajad räägivad asjadest, kus nad ei ole ise veel jõudnudki. Neid on väga palju. Jah. Et siis vähemalt maini ära, et näed, sina ei ole veel sinna jõudnud. Ja mina ei ole ka jõudnud, seepärast ma loengi siit. Ma ütlesin, et näed, ma tean, mis asjad ees on. Mul on öeldud, et ma võin eest palvetada. See on mul öeldud häälega. Ma olen eest võin inimeste eest palvetada ja need viljad ka näitavad, et Jumal teeb seda tööd. Ja seda öeldi mulle häälega, nagu temagigi tehti häälega. Aga ma ei pea ainult sinnamaani jääma, ainult eest palvetavaks jääd.
ma tahaksin, et Jumal elaks täie jõuga. Ma olen sellest, et kui meie elama kuidagi jääb, kui me seda tahame kuidagi hoida, siis ajad lähevad väga raskeks. See mina on väga, väga suur reetja. On ju? See hakkab kohe reetma. Kuskil piinatakse, kohe see annab ülest. Aga surnu ei anna üles. Targem on ära surra, see oma mina. Surnu on vait. Ma ei ole näinud, et surnu räägib. Ja sellepärast ongi nagu see on niimoodi tehtud, et pära sura. Sa oled küll teadlik, millises olukorras võisid, aga sa ei ole ise sellele jõudnud. Ma olen nüüd sinuga aru pidanud 5 päeva. Sul tuleb anda lõplik vastus kell 6 täna õhtul. Pea meeles, et sinu tahtmine peab taganema. Ma ei salli mingi kombel, et sa esitad vastuväiteid. Et sa hakkad veel vastu seal, Jumala vaim ei salli sul mingid, et sa hakkad mingi väitlema seal. Kuhu mina sind saadan, sinna tuleb sul minna ja mida mina ütlen, seda tuleb sul teha. Kuulame nüüd uuesti, kui keegi natukene magama jäi. Kuhu mina sind saadan, sinna tuleb sul minna ja mida ma ütlen, seda tuleb sul teha. On käskiv või? Ei, käse, püha vaim ei käse mine. On. Sa teed seda, mis sul kästakse. Seda on Uues Testamendis väga selgelt öeldud. Ja. Sa ei ela enam ise endale. Sulle öeldakse häälega ja sa teed selle ära. Ja sa tead, mis see veel on. Kui sul oma mina on surnud, sa teed selle rõõmuga. Ja, sellepärast siis sa teed rõõmuga. Aga näed, ta ütleb sulle ette ära. Ta võis sellest loobuda. Ta võis öelda, et ei. Ta võis öelda, ei. Aga näed, ta siin on. See oli lõplik võitlus tahte pärast. Tahte pärast. Nii. Ma palusin temalt lisaaega, jätkas Iist. Aga ta ütles, mitte minutitki rohkem. Tahad vaata ikkagi veel arutada ise endaga läbi. Mida? See on juba... Ja vana surnuga, Matuse platsil ikka paar juttu. Näed, see ongi mitte minutitki. Kui ma seda kuulsin, oleks nagu metsloom minus ärganud. Näed, see loom ärkab kohe üles sul seal sees. Ise loom, ise. See on väga hull loom. See on ise loom, sükene eriline loom seal 4-jalgne. Ja. No ta võib olla isegi, see ise loom võib väga olla. Ma ise arvan, et ise loom võib olla, teab mükene või? Nebukadnetsar, kui ta metsa läks. Vaat see on see ise loom. See küüned suured ja asjad ja seal, mis seal kasvas kõik see. Ja väike tiivad katsa. Sealt saab lugeda see ise loomu. See on nagu näha seda ise loom. Seepärast ta ütles ju, et mina, vaata ta ütles see. Ja siis langes sinna ise loomu. 7 aastaks oli ise loomus seal. Ja ise loom, nagu me aru saame, sõi seal ju ka muru ja kõike muud head krolofülli. Võt. Ja sellest tuleb ise loomust tuleb loobuda, nagu me näeme siit. Sa oled andnud mulle vaba tahte ja nüüd ma tahad selle ära võtta. Vaata ütles see ise loom. Sa oled mulle vaba tahte andnud, nüüd sa tahad ära võtta. Mul siin tead einad. Näed, ma ei sunni sind sellest loobuma. Näed, Jumala vaim ei sunni meid. Ta annab meile lihtsalt pakkumise. Vali. See on igal pool. Õnnistuse needus, vali sina elu. Õnnistuse needus, valik on sinu. Ütles ta, aga sa ei ole 3 aastat kinnitanud, et sa ei kuulu ise endale. Ütles, et kas sa ei ole mitte 3 aastat kinnitanud, et sa ei kuulu ise endale? Isegi mõned laulavad ka, et ma ei kuulu enam endale, halleluuja. Ja siis tuleb püha vaim, kui ma tulin praegu siin järgi templile. Oi, tänabe, liiga vara ei tundu. No on ju nii. See on naljakas küll, aga see on tänapäevane kristlus on niimoodi. Ja, et kuule, täna ei ole mul siin. Ja näed, kas sa ei tahtnud anda oma elu Jeesusele niisama täielikult, nagu tema andis elu sinu eest? Alandusin samal hetkel. Vaata, kui püha vaim tuleb ka niimoodi, kui ninapidi ütleb sulle, küll sa siis aru saad. Teeb sulle asjad selgeks, seepärast, et meil ongi vaja püha vaimu, kes tegelikult uuriks meie südant läbi. Meie süda on äkki valuteel. See oleks hea palve.
Me ei tea ju, jah. Pärast väga paljud arvavad, ei, kui täna suren, ma lähen kindlasti taevasse. Lähed sinna ja sa ei näe isegi inglid tulevad, tassivad siin kuskil mujale. See on tõesti vastu rinda tuleb lüüa ja vaadata. Seepärast, et seal on kirjutatud, et Matteuse evangeeliumis, et kes peab lõpuni vastu, see pääseb. See on lõpuni vaja vastu pidada. Ma olin oma vastusega häbistanud püha kolmainsust oma vastusega. Palun vabandust, ütlesin talle, ma ei mõelnud seda. Sa ei pea oma tahtmest loomuma, ütles ta jälle. Sa ei pea, kui tahad jääda selle iseloomaks. Ütleme niimoodi, siis jääd. Aga kell 6 küsin ma sinu otsust. Asi on täpne. See oli sama sükse asja huvitavat elas ära ka läbi elas ka Nathan Morris, nagu teate. Temal oli ka jutuajamine. Täpselt. Ütles, et ma ootan täpselt sellel kellal ja see oli ka, tal selle iseloomaga oli ka 2-3 sekundit enne seda, tal oli selline kaklus, käis enda sees. Ja kui ära andis, ja vaata, mis Nathan Morris, kus käib ja mis teeb. Rõõmu täis, püha vaimu täis. Selle järele ei tule sul enam kunagi uut võimalust, ütles püha vaim. Saad aru? Ja sa oled seal oma iseloomuga, oma enda loomaga selle ja päris karm on. Kellel on see loom hästi suur seal sees, küüned veel hästi pikad, siis muidugi 3 aastaga võiks natukene juba see iseloom juba väiksemaks saada. Võib-olla mõne kasvab suuremaks veel. 3 aastat, vaata, kui see Nebukadnetsar oli 7 aastat, 3 aastat on söökene aeg. Aga näed, ei tule teist uut võimalust. See oli viimane pakkumine mulle kui viimane võimalus. Nägin seda au järge, ilmutuse 3.21, ja kogu oma tuleviku igavikus ütlesin, anna andeks, ole nii hea, tahan teha, nagu sa ütled. Küsimus kordus uuesti, kas sa tahad? Kell puudus 10 minutit 6, tahtsin end ära anda, aga ei saanud. Vaat süke võitlus käib. Kui sind proovitakse, siis on sul meel erk ja välgu kiirusel selgus mulle, kuidas saab ise ennast ära anda. Siis hakkavad need mõtted tulema. Kuidas ma oma ennast ikkagi ära annan? Siis hakkab kurat sulle ütlema, see on su isiksus, sa oledki selline, näe, sa tahad seda teist. 5 minutit puudus 6. Ma kartsin neid viimast 5 minutit, lugesin iga sekundit raksatus kellas. Ja mõtle, et see vaat siukene pinge on üleval. Seda aru, käib. Sekundid. Siis rääkis jälle püha vaim. Kui sa ei taha, kas sa tahad, et ma aitan sind? Vaata, nüüd see peab juba ajudesse juba jõudma. See on üks väga hea palve. Palun aita mul tahta. See on siukene palve ka. Tead, kui sa tõesti ise ei saa, siis ema tuleb isegi selles appi. Palun aita mind tahta, endast lahti, iseloomust lahti öelda. Ja aita mul tahta. Ja kas sa tahad, et ma aitan sind tahta? Küsis püha vaim. Ta isegi niimoodi tuleb appi. Vaat siis minu arust oleks küll täitsa hullu öelda, et ei, ma ei taha. Ja seepärast, et siis küsimusega ette. Siis sosistas vaenlane ettevaatust. Kohe, vaata, kurat on seal samas mestis. Nii kui sinul tuleb üle anda, on kurat kohe sul seal, oota, ettevaatus, mõtle asjad ikka läbi, vaata, et rohi oli ikka väga maitsev seal ja oli seal ristikut ja kõike. Ja et tuleb, vaata seal, see iseloomu, vaata. Karjamaal oli ju nii hea elu, vaata, kui said lennata ka seal ringi, sul olid tiivad seal. Kui keegi vägevam on sinu vastas, siis midagi tahta on sama, kui oleksid juba tahtnud. Samal ajal, kui ma mõtlesin selle peale, vaatasin ma kella minut puudus 6. Kumandusin pea ja ütlesin, issand, ma tahan. Samal hetkel tuli Jumala 3. isik minu sisse. Näed, siis tuli sisse. Ja tema jääb igaveseks. Ta andis mulle Heebrea kirja 10-19 sõnad. Nii on meil siis vennad Jeesuse vere läbi julgus sisse pääsuks kõige pühamasse.
Samas viidi mind teise dimensiooni kõige pühama paiga eesriide taha. Vaata, näed, siis sa saad eesriide taha. Ma olen 3 päeva seda lugenud. Ma tahan ka sinna eesriide taha. Ma ei ole veel saanud. Ma ei tea, kas keegi on saanud sinna eesriide taha. Vaimus, oi jah, ma olen seal. Sa võid ette kujutada. Ta läks sinna otse plaksti. Ja ta läkski sinna. Me võime siin igasugused jutlusi kuulata, kes ütleb, et jaa, te olete, pange silmad kinni, näe, kujutage ennast seal. See on New Age. Ei kujuta seal mitte midagi. Ei. Jah, sa oled seal, pane ka kroon pähe. Ei. Ta läks sinna, näed, ta ütles, ta läks sinna, kui ta oli sellega nõus. Läks ta sinna eesriide taha, kus asuvad Isa, Päästja ja Püha Vaim. Seal kuulsin Jumalat minuga rääkivat ja ma olen seal elanud sellest alates pidevalt, sest Püha Vaim oli seal. Ja siis me teame, mis Isa Aaversi oli. Kõik öeldi ette, nüüd palvetad selle eest, nüüd palvetad selle eest, kõik, mis ta tegi, kõik. Nüüd mõisa eest palvetad, juudid lähevad mõisa, terve mõis ostati ära. Nüüd palvetad raha eest, kohe tuli tohutud suured summad, mis köögid, supid tehti. See kõik töötas absoluutselt. Jah. Ja teise maailmasõda juhtimine oli kõik, Püha Vaim juhtis selle mehe kaudu. Näed, ta pidi ühe otsuse tegema ja vaata, kui raske oli ennast ära anda. Ja te vaata, kaotuses milline võit oli. Kaota midagi ära. Ja siis kurat ütleb ära, ma ütlen, et me ei tohi seda, kas Jeesus tahab meile midagi halba panna. Ta ütleb meile, ta annab meile mitte madu ega skorpionit, vaid kala ja leiba. Mina kunagi kala ei söön, nüüd söön väga, kui kala antakse. Kindlasti see kala, mis Jeesus annab, on kõige maitsvam. Võt. Ja see leib on ka kindlasti veel kõige maitsvam. See on taevane. Kui Püha Vaim tuleb, siis tuleb ta selleks, et elada igavesti. Au olgu talle verele. Kuidas ma küll austasin Jumala armu. Jumala armust saame me meelt parandada. Näed? Jumala arm antakse meil meelt parandada. Mitte armu üle rohkisti ja kõik on tralla ja ela 100-ga siin maa peal. Ei ole. Arm antakse, et saab meelt parandada oma patust, oma üleastumisest ja oma igasugusest juurast, mis sa oled siin maa peal kokku keeranud. Sa saad, kui Jumala arm sulle tuleb, siis me teame igaüks, kui Jumala arm tuleb väga ligi, siis me tahame oma asju korda ajada. On nii? Me tahame hakata korda ajama asju. Ja. Vägi meeleparanduseks. Ja. Seepärast, kui Jumala arm tuleb, siis meil hakkab vägi. Kui me oleme armust õndsaks saanud, mitte ise enesest vaata, armust, seepärast, et arm tuleb meile ligi, siis hakkame asjadest. Meil põhimõtteliselt avatakse silma, me oleme nagu pimedad seal, mutid, käisime ringi seal. Aga arm tuli, siis läksid silmad särama ja vaatasime, et kuule, ma olen siin kleit on must. Sa hakkasid nägema, et ise ennast nägema, mitte teisi. Kurat, muidugi ütleb, et tema näed, vaata, seal on must, seal on must, seal on. Tegelikult tuleks endale peegel ette panna ja vaadata, ise olema mustad. Põhimõtteliselt, kui mingi asi kuskil, mingi jama või mingi lahk meil tuleb, siis tegelikult tuleb kõigi esimesed enda sisse vaadata. Koos Jeesusega, issand näita armust praegu. Kas mul on palk silmas, läheb peegli ette, vaatad, oi, ongi siuke suur palk. Ja siis muidugi palud armud see välja ka tõmmata. Ja see tuleb välja ka. Ja see ongi, vaata, ja oli minult palunud, et ma olin suutnud neist loobuda, sest ma valitsesin nende üle. Ja kui ta palus mind loovutada ise ennast ja oma tahet, siis ma märkasin, et ei suutnud seda ennem, kui tema mind tõmbas. Näed? See tõmme on ja siis sa suudad, sa saad sellest lahti öelda. Keegi kohal olnud jutustas, et sõnad ei suuda kirjeldada kohalolekut Riisi juures sel õhtul. Riisi alustas laulu, Jeesuse vere sees on vägi on nii õnnistatud, võrratu, ega saanud lõpetada enne, kui 2 tundi oli möödunud. Ühte ja samad fraasi pani 2 tundi jutti, vaata. Selle ajal kella 9 õhtuni kuni 3 hommikul rääkis ta Püha Vaim tema läbi ise asjadest, millest ma ei olnud kunagi unistadagi osanud. Ja ta ülistas päästjat.
vaata, siis hakkab sellist tarkust tulema, et sa saad ise hakkad aru saama, kus tulevad need sõnad ja need tarkused. Kui Riis järgmisel hommikul ärkas, tajus ta, et püha vaim oli tulnud, et jääda alatiseks. Tunne oli, mis mul oli see, et ta on viinud mind veinikotta ja tema lipp on mu kohal armastus. Ühesõnaga, veinikotta ja tema lipp on mu kohal armastus. Võimatu on kirjeldada rõõmu ja järellainetusi. Ja Riis Abels ei olnud loomu poolest kõnepidaja. See ei olnud tavaline kalamees. Kindlasti ta olnud isegi kalamees, ma ei tea, kus kohast ta elas. Aga ta ei olnud. Jah, ta oli kaevanduses töötas. Ta ütles, ta oli tohutu raske töö, mida ta pidi tegema, seal kivisütti ja asjad. Metsik töö. Ja ta ei olnud kõnemees ega midagi. Ta oli vaikne ja kõrvale tõmbuv ka veel. Ja Jumal võttis ta sellise. Aga kui püha vaim tuli, siis vabastas ta Riisi keele. Tead, meie keel võetakse üle. Meie keel on, me salva kedagi. Kellegi ütle halvasti. Ei ütle. Põhimõtteliselt, kui tulebki mingi keel, tahab kellelegi nagu paika või midagi panna, siis me peaksime aru saama, tegelikult on kõige parema niimoodi, et mina ennem ei osknud muidugi. Nüüd ma juba õpin, et kui Peetruse keele peale tuli ka vaata saatan vahepeal on. Ja tegelikult enne kui midagi välja ütled, tuleks natuke peatuda ja mõelda, kas see, mis ma nüüd praegu välja ütlen, kas see teeb kellegi haiget, kas see ütleb kellegi väga halvasti, kas see toob mingit head vilja või õhutab riidu või õhutab mingit jubedust üles või juhetab lausa peksu või sõdasi. Seepärast me teame sellega, et ühe ainsa sõnaga algab sõda ja ühe ainsa sõnaga lõpeb sõda. Ja tapavaid ka sõnaga. Ja näiteks ühe sõnaga on niimoodi, et kui vanasti Nõukogude Liidu all see sõjavilme vaatasid seal. Võina! Ja hakkas pihta, sõda. Üks sõna öeldi, nüüd on vaina, kõik sõda. Ja siis tuli see mirr, rahu, kõik ühe ainsa sõnaga, nüüd on mirr. Ja sõda oli läbi ja kõigil oli seal hea olla ja kohe visati relv, seal filmides kohe relv maha, hurraa või mis seal panid seal. No, me peame halleluuja. Ja see oli ainult ühe ainsa sõnaga, et me võime tegelikult ühe sõnaga alustada sõja ja ühe ainsa sõnaga võib ka rahu. Ja õndsad on need, kes on rahutegijad. Nende pärast on taevariik. Õndsad on need, kes rahu proovivad sõlmida. Nii palju kirjakohti on, nii palju kui teist võimalik on teist enestest. Mõne koha peal ei ole võimalik. Tege rahu kõikide inimestega. Kõikide inimestega rahu. Et me peaksime nagu selles mõttes aru saama. Ja siis üks asi, meil on püha vaimu välja valamine. Ma pean, võtan meil 15 minti, ma pean selle kindlasti ära rääkima, sellest midu läheb, mul ühe korra Jumal ütles, et ma ei taha teada apupiima, et kui asi on antud, siis tuleb lõpuni ära rääkida. Et midu läheb apuks vaata järgmine päev. Püha vaimu laskumine. Vaata, püha vaimu laskumine hakkab pihta varsti. Oleme sellega nõus. Kõik ootavad püha vaimu laskumist. Ja nüüd on siin väike õpetus. Ja kuna ma seda vaatasin, lihtsalt tuli mulle sund, et kui ma ütlesin Karolile vennale, et kuule, mul on seda tead vaja, et sa kunagi rääkisid mulle. Ja kui ma seda lahti võtsin täna, Karol leidis üles selle siit samast raamatust, siis siin räägib Veltsist. Vaata sama raamat, mis tuli. Veltsi ärkamist. See raamat tuli meile millegi päris siia. Ja imede läbi. Ja siin räägib samat asja jälle samas võtmes. Ja ma näen seda väga tähtis seda siin lugeda ja et aru saada, mis toimuma hakkab. Püha vaim hakkas Veltsi piiblikoolis tegutsema alates 29. märts 1936 aasta. Eriliselt pühendumisest. Siis panid paljud personali ja õpilaskonna liikmed oma elu altarile, et olla eespalvetajad. Tipp ja täitumine olid uuel aastal. See oli piiblikooli 4 püha.
mil sai ilmsiks mitte lõdvas ühenduses üksteisega olev isikute rühm, vaid ihu selle täiuslikust tähenduses sarnast elu ja eesmärgist inspireeritud, elav, ühenenud organism. Doktor Kingsley C. Briti, kui ma õieti loen, personali liige, tänapäeval kooli direktor, jutustab neist päevast järgnevalt. 1936. aastal jõulupuhkuse ajal kasutasime palju aega palveks, jõudes lähemale 1937 tundus Jumala lähedalolu lisanduvat. Esimene väline märk selle kohta, et Jumal toimus uuel viisil, oli selles, et keegi personaliliige murdus palvekoosolekul, tunnistases oma vajadust kohtuda Jumalaga ja hüüdis püha vaimu poole, et ta kohtaks teda. Siis kuulsime, kuidas püha vaim oli ilmutanud end erilisel viisil ühtedele naisõpilastele, nii et nad nutsid tema eest tundide kaupa murdunana oma südame rikutuse pärast. Vaata, kui püha vaim tuleb, südame rikutuse pärast hakkavad pisarad tulema. Mitte mingisugused ihihi-ahahaad, mis tema pühaduse valguses ilmsiks tuli. Pühaduse valgus hakkab ilmsiks tulema meie südame motivatsioonid. Jumala läheduses hirmu äratav tunne hakkas tulema üle kogu piiblikooli. Kõiki valdas tõsine pidulik ootus. Meile tuletati meelde ülemuses toas 4 püha ootatud Jeesuse õpilasi. Me tahtsime nagu ka nemad kasutada aeg-ajalt palveks ja anumiseks teadlikana sellest, et Jumala käsi oli meie peal ja ta oli midagi tegemas. Järgmisel päevadel see tuli. Ta ei tulnud nagu vägev keeristorm, samm haavalt täitis püha vaimu isik kõik meie mõtteid. Tema lähedal olu täitis kogu paiga ja tema valgus tundus tungivat meie südamete salajaste soppideni. Tead, meil on südames salajased sopid, mida me ise ka ei tea. Tänu Jeesusele tulevad nad ilmsiks. Minul on küll olnud, kas see ka tõesti? Ja ta rääkis juhataja kaudu igal koosolekul, aga meie tubade vaikuses ilmutas ta end paljudele meie seast. Olime varem kogenud, et püha vaim on isik ja seda mööda, kuidas me ise aru saime, olime tema vastu võtnud. Mõned meie seast olime saanud teada palju sellest, kuidas ta mõjutas meie elus ja selle kaudu. Nüüd oli tema isiku ilmutus siiski nii tohutu, et me kõik varasemad kogemused näisid tühistena. Vaata see, et püha vaim tuli külla. Aga mis tänapäeval lõpetatakse? Püha vaim on sinu sees, praegu on isik on sinu sees ja kogu vili näitab, et seal ei ole püha vaimu mitte midagi. Kuskil ei ole. Saad aru, vaadake, et meid ära ei peteta sihukeste asjadega ja meil lihtsalt aetakse udu juttu. Me peame rääkima ikka sellest, mida me oma silma on näinud ja kõrva on kuulnud. Mingit nähtavat ilmumist ei olnud, aga ta tegi end nii tõeliseks meie vaimulikule silmadele, et see oli palgest kogemus. Vaat sellised kogemused. Vaata siis, kui sihukesed kogemused kellegi tulevad, siis see asi hakkab, viljad hakkavad sellised tulema. Ma olen ütlenud, vaata, et meie sees on püha vaim, see vaim, mis meil elustati, see ongi püha. Ta teeb koostööd püha vaimuga, aga teine asi on see, kui ta tuleb sisse. Kui meie nüüd nägime seda, siis teadsime, et ei olnud kunagi varem teda tõeliselt näinud. Need olid kõik püha vaimuga ristitud inimesed. Me ütlesime nagu Hiop 42. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud sinust, aga nüüd on mu silmad siin näinud. Vot, Hiopilst loeme ka. Mul kõik sees voolas ja värgid. Et see Hiop, kui räägib seal oma õnneaega. Sellepärast võtan ma tagasi kõik kõned ja kahetsen mullas ja tuhas. Vaata, ütles niimoodi. Tema puhtuse valguses ei näinud me niivõrd patte kui ise ennast. Me nägime uhkust, isekaid motiive kõige selle taga, mida me kunagi olime teinud. Näed, see isekus, kogu see oma ise tuli sealt välja. Et inimesed võivad tegelikult Jumalat teenida, aga kõik on ise. Ja näed, himusi ja enese haletsus paljastas sellisel
valdkonnades, kus me ei arvanud seda kunagi olevat. Palun uuesti. Himusi ja enesehaletsust paljastus sellistes valdkondades, kus me ei arvanud neid kunagi olevat. Me ei tea. Ühel hetkel tuleb pühavaim sinna. Oi! Enesehaletsus tuleb kuskilt põhjast välja. Ja tõesti me peame, täna me teeme selle palve. Ja tuuri läbi süda tõesti, ja kas me oleme paluteel, et me ei tea, kus kohas me seal juureni, me täna lugesime, et Jumal tahab juureni, et juureni kõik välja tirida. Ta tahab selle kogudust teha, ma ütlen ausalt, ta tahab teha armastuse kogudusest. Ta on seda ammu ütlenud. See on meie asi, et me oleksime armastust täis. Me peame lubama armastusel südame põhjani ennast muuta. Vot seda me peame lubama, näed, et siin on luba anda. Kas ma võin tulla? Sa ei taha täna armastust. Näed, valik tehakse. Tahan armastust. Ma ei ole nõus ilma armastuseta. Me väga hästi loeme ilma armastuseta, oleme tühised kuljused. Sa võid kõike jutlustada, kas või ennast motiveeritud jutlusi, sa võid motiveerida inimesed ära manipuleerida motiveerimisega. Aga kui sa ei ole armastust täis ja Jumala vaimu täis, siis on see kõik tühine. Seal on kirjutatud tühisus. Mina küll siin ei taha. Me olime sunnitud tunnistama, et me ei teadnud midagi püha vaimu elamisest meie sees. Terve see rahvas, kes olid Jumala inimesed. Sõru, meil ei tohi ennast rasta ära lolitada jutlustel. Kui püha vaim tuleb, siis ta on isik, temaga saab rääkida. Teadsime, et meie ihu peab olema püha vaimu tempel, aga tema pinnis, kes elab sinu ihus. Ma ei saanud öelda, et tema seal elab. Oleksime võib-olla öelnud niiviisi varem, aga nüüd me olime teda näinud. Oma olemuselt oli ta otse kui Jeesus. Ta ei elaks kunagi iseenda, vaid teiste jaoks. Me olime inimesed, kes olime jätnud kõik, kuulake, jätnud kõik. Me ei ole siin jätnud kõik. Et järgida päästjad. Me olime maha jätnud kõik selle maailma varanduse ja et elada usuelu. Me olime loovutanud oma elu parima arusaamise kohaselt täiesti temale, kes oli surnud meie eest. Aga tema näitas meile, on täiesti eri asi, kui sa elad pühendununa oma arusaamise kohaselt minu käes või elan mina oma elu sinu ihus. Kõik ära andnud, kõik asjad ja näed ikkagi. Toob natukene mõistust pähe, et vaata, nüüd kaalume ikkagi läbi kõik asjad, mis räägitakse. Et me peame seda, kas me tunneme oma Jumalalt, peame meie seest ütlema, kas me teame seda, kes on Jeesus, kas me teame seda, kes on püha vaim, kas me teeme temaga koostööd. Mina näen seda, et ta tahab meiega koostööd ja ta teebki praegu koostööd. Ja. Et kas me oleme ikkagi ristipuu peal ära lasknud ennast tappa või tahame oma elu elada. Ja me lugesime apostlite tegusi uuel viisil ja märkasime, et me ei lugenud apostlite, vaid püha vaimu tegudest. Võt. Siis hakkad teistmoodi vaatama. Apostlid. Ei, kui püha vaim tuleb, siis luged, kuule, püha vaim tegutseb siin. Mitte Paulus või see. Seal võeti inimesed üle. Ja Peetruse vari läks, ei ole, püha vaimu vari läks sealt. Vaata, hoopis teistmoodi hakkad lugema. Ma tahan olla nagu Peetrus, ei ole, tahan olla nagu püha vaim. Ja Peetruse ja nende teiste ihudest oli saanud püha vaimu templid. Need kõik, sellepärast nad läksidki surma. Nad läksid kõik surma, ütlesid, et me läheme paremat ülestõudmist praegu võtma. Mitte keegi jäänud kedagi peale ühe. Püha vaim elas jumaliku isikuna apostlite ihudest täpselt samuti nagu oli maa peal elanud ihus päästjas Jeesuses, kes oli sündinud Petlemas. Kõik, mida püha vaim meilt palus, oli see, et me annaksime temale oma tahtmise ja ihud. Meiega vaata praegu tegeletakse järk-järgult palve oma tahe ära andmisega. Me paneme ikka veel, see oma tahe, nagu me aru saame, ei lähe nii lihtsalt. Aga ikkagi palvetame, issand, võtta ära meie tahe, oma mina, las see sureb. See on üks väga karm tegelane meie eluses.
nii manitsen mina Jumala südamliku halastuse tõttu teid, vennad, andma oma ihud elavaks ja pühaks Jumalale meelepäraseks ohvriks. Roomaste 21. Näis nagu ei oleks me kunagi varem seda kirja kohta lugenud. Sa saad Wordi lugeda lihtsalt ära selle kirja koha ja ütled, ma andsin ära. Ja siis püha vaim tegi selgeks, et ta ei oodanud teenimist, vaid ohvrit. Näed? Ei oodanud teenimist, vaid ohvrit. Ma käisin teenimas, teenisin seal, käisin seal, jooksin seal, tegin seal. Ja kus vili on? Kui püha vaim on, siis on vili ka taga. Ta ei oodanud teenimist, vaid ohvriks. Ta käskib meile ohvriks tuua. Põhimõtteliselt ohvriks toomine on see, issand, siin ma olen. Mida sa täna tahad, et võta üle tempel ja tee, mida sina tahad. Ohver on see, mis viiakse sinna põletamisse, mitte elus asi. Meie Jumal on hävitav tuli. Ohvriks. Oma ihud. Põlema. Hebrastele 12.29. Kui püha vaim võtab valitsemise meie eludes enda kätte, siis tema elu hävitab kõik selle, mis on meist. Kõik, mis meist on, kõik hävib. On hea uudis või? Mossis kuidagi. Hea uudis, kõik on, mis on meist. Meie peab surema ju, see on piibel ja me peame surema ju. See ongi, meie vana mina peab surema, see ongi vaja ära hävitada. See ongi see, mis tekitab igal pool koguduses riidusi. Üksteisi tülli ajab. Kes ajab seal tülli? Püha vaim või? Ei ole. See on meie elukas iseloom. Ja lihasest, ihust, sekeldused. Seal on teie lihast, põlevatest, himudest ja igasest juradest tuleb igasugused sekeldused. Põhimõtteliselt need inimesed, kes mässavad üksteise vastu ja peksavad, need on lihalikud. Inimesed, seal ütleb, see on lihalikkus. See on risti löömata. Ega see ei tähenda seda, et see ei ole süüdistus. See on diagnoos. See ei ole süüdistus. See on diagnoos, et keegi elab, kes peab surema tegelikult. See on, diagnoosid ju tuleb tühistada, on ju? Ja see on Jumala sõna, see on, kui me ikka näeme, et liha elab, et kuidagi need teod, mida ma teen, et need ei ole ikkagi, need ikkagi viitavad ikkagi sellele lihateole, siis tuleb ju aru saada, et ma elan täie hooga ju praegu. Liha tahab suretamist. Ja liha tegelikult ruigab. Ja. Kui natuke paremise häälega vaatasid, see on nagu vana põrsas. Ja. Vinnutatud lausa. No. Et tegelikult on, et Jumal tahab vaata see. Ja sest kes tahab oma elu päästa, see kaotab selle. Kes kaotab oma elu minu pärast, päästab selle. Ja miks ta on ilmutanud meie ajal sel viisil? Ta tegi selle väga selgeks. Sellepärast, et tänapäeva maailmas on töö, mis tuli täita, mida vaid tema saab teha. Johannese 16.8. Ei ole ime, et õpetaja ütles õpilastele, et nad ei tohi lahkuda Jeruusalemmast enne, kui nad on saanud selle minu isa tõotuse. Kui siis pühavaim tuli, said nendest tema tunnistajas Jeruusalemmas, Juudas, Samaarias ja maailma otsani. Paljud meist olid eelmisel märtsil 29 päeva pannud kõik altarile selle heaks, et iga loodu saaks evangeeliumi. Me olime olnud innukad olema ükskõik, milline mutter selles masinavärgis, mida Jumal vajas. Selle, et viia see nägemus täide meie sugupõlve ajal. Nüüd ütles püha vaim, nagu issand oli öelnud Moosesele, mina olen astunud alla seda tegema. Me teadsime, et ta oli kõige vääline, samuti nagu ta on püha. Kui need vaimu laskumise päevad jätkusid, olime meie kummulimaas tema ees. Samamoodi nagu Rein Uuemõis oli, kummulimaas. Iga hommikul hakkas päev kummuli olemisest. Nad olid seal Ninalimaas, meil on see raamat, mis on tema enda kirjutatud, Ninalimaas. Ja sealt hakkas pihta, et see ongi, lased ennast altarile, pikali maa. Ja ütled, siin ma olen ja teed seda, mis kästi. Ja nemad ütlesid ka ju, et me ei liigu siit paigast, meil tuleb suur rahva unik kokku ja me ei liigu enne, kui sa olen andnud meile sõna.
Need olid sellised sõnad, mis Rein Uuemees seal ütles. Ja siis tulid püsti ja oligi sõna ja oligi väge ja tunnustused järgnesid. Nii. Ja nüüd oli ta tulnud ja meie olime jäänud kõrvale, välja arvatud sel määral, kui meie ihudest olid saanud tema templid, kus tema saab elada selle kaudu ja tema tegutseb. Ta ütles, me ei ole tulnud andma teile rõõmu, rahu või võitu. Ma ei ole tulnud andma teile õnnistust. Jeesuses saate te kõike, mida vajate. Saad aru? Jeesuses Kristuses ei ole meil millegist puudus. Ta ei ole ju jätnud meid vaeslapseks ega ei tea orjadeks. Et sellest kaotusest on võit. Ei ole tulnud andma teile seda. Ja ma olen tulnud teid ristile panema. Jeesus tuli meid vana loomust ristile panema. Et mina võiksin elada teie ihus hukatusele määratud maailma pärast. Nii, ühesõnaga, Jeesus tuli mitte andma meie lihale võimalust siin kõike saavutada kiiremini kaugemale, vaid Jeesus tuli selle jaoks, et juhatada meid armu läbi risti peale. Vaata, see ongi see, et me peame koos temaga saama risti löödud. Koos temaga. Ta tuleb ise ka kaasa sinna. Koos temaga risti löödud. Ja seal surnud. Ja siis hakkab see tegudes paistma. Ja saad kuidagi heata kellelegi ja keegi palub su. Kuidagi Jumala vaim ütleb, et mine nüüd sinna, sa lähedki sinna. Sa hakkad liigutama. Me oleme maitsnud ka seda asja, kui Jumala vaimul ütleb. Me oleme maitsnud. Me ütleme, maitsta oleme saanud. Mitte nii kogu aeg. Aga maista oleme saanud. Ja. Aga et selline oli tänane loobumises on võit ja kurat võib tulla igal hetkel öelda, et ära loobu oma, et muidu sa kaotad selle ei ole. Selles kaotuses on selline võit. Ma soovitan selle raamatut läbi lugeda, see on võidu sees. Minu arust on see, muidu võib olla igav tugitoolis elada lihtsalt, aga selle mehe elu oli absoluutselt põnevik, otsast lõpuni põnevik. See Jumalaga koos käimise elu, see on nii põnev elu. See on põnev. See on väga rikkalik elu. Ja. Sa saad selliseid asju, sa käid ringi kohtades ja hõljud, peale selle peal võid teleporteeruda, nagu uus maailmasõna ütleb, Filippuse küüdiga, ühest kohast teise. Seepärast, et sa lähed ju ausse, kui sa juba seal eesriide taga oled käinud, siis need kõik asjad on sulle kätte saadavad. Sa käid üle loomulikus. Ja, teises sfääris. Nii et anname täna ka palves ennast täielikult ohvriks ja ärme lase kõrva sosistada. Ei kuule, su isiksus kaob. Iseloom läheb ära. See loom peabki minema, see iseloom peab ära minema. Ärme lase kuulata vale häält, seepärast, et Jeesus tahab meile head teha. Jeesus on hea, ta tahab meile head teha. Ja põrsas peab ruigama ristile. Ja seepärast ongi põrsas, seepärast ongi vaata rüvedad asjad ja kõik need, kogu see iseloom on ju tegelikult rüveloom. No, rüveloom, siga. Nii, aga kiidetud olgu issand ja paneme kokku koorianduse, et saame ka suppi jälle süüa.